on siin, kuule. Tere tulemast vaatamas meie järgmist osa Autopositiivi kanalil. Täna siis oleme tulnud Mustjõe Krossi rajale, sellepärast et motofoto.ee on esitanud meile väljakutse. Ma tunnen väga enesekindlalt ennast tohutult. Te sõidate nagu mõlemad Krossi ja see on positiivne. Mina ei sõida. Nii et nagu näete, ma olen oma tavapärase kirikuriietuse pannud pühapäevane väga mugav, see on kõik võõras, hea on alla võõrastes riietes, higistes. Ja sõitma hakkame nendega. Ma olen sõitnud küll, ükskord sõitsin. Väike poiss sõin siis, aga ma valetaks, kui ma ütleks, et ma nagu ei karda praegu normaalselt, käed ärisevad järgi veel. Paar sõna, mis rattastega tegu on? See on siis 2019 aasta 350 kuupi. Eelmise aasta 4,5-ne. Rahuliku pühapäeva sõita, pill. Okei. Ütleme nüüd, ma olen sõitnud Krossiga, ma arvan kõik mõlemad kilomeetrid, eks ju. Siis kui mõistlik on nagu ronida nagu sellise ratta selge tegelikult nagu nullist? No minu arvates on ainult kõige asi, mida teha. Kus sa mujalt saad seda adrenaliini? Ma vaatan, turvised andsite mulle selles mõttes päris korralikud, et nagu tunnen väga turvaliselt, tunnen ennast, aga... Mõnda saadet võiks veel näha seda riidesse. Järgmise saate teeme selle kiirabi autoga, mille mineva sõidame, teeme review, teeme tee peal. Enne sõna otseses mõttes pea ees rajale tuiskamist andis Alari mulle, kui kogeneb krossisõitile siiski mõned näpunäited kaasa. Enamus algajad üks suurim viga, mis tehakse, on see, et 4 näpuga hakatakse igasugused siduri ja piduri eebled vajutama. Et ära seda tee, alati hoia vähemalt siis 2 sõrmega ikkagi längstagis kinni. Istumisel mõtle niimoodi, et siis istud enda kandade peale. Kui sul jalad on jalaroua peal, siis istud oma kandade peale, et siis sa oled enam-vähem tsikli keskosas. Isegi kui sa kurist välja kiirendad, siis ta ei sul rebi nina väga üle. Püstisõidu asend, järgmine. Üldiselt katsu sõita niimoodi, et sa hoiad jalgadega siklis kinni. Seda on sul kõige lihtsam teha niimoodi, kui sa viid siis jalaroua pealt veits varbad sissepoole. Keerad nagu varba otsad kergelt sissepoole. Et nüüd, kui sa siit isegi allapoole ennast lased, siis sa surud põlvedega siklis kinni. Et katsu hoida küünanukid laiali. Seda nii istudes kui püsti seistes. Ja istud samamoodi siis. Ja kurvis kõik tahavad jalgu hirmsalt moodi lahti võtta sikli küljest. Siis ära pane jalga siia külje peale, et hoia teda ikka vastu plastikut. Ja ära vastu maad ka pane, et hoia maast võib-olla 10 cm kõrgemal. Kui sa oled kardad kukkuda või midagi, et ära vastu maad pane. Okei, muidugi tundub, ma näin, et pannakse, tundub muidugi tohutult mõistlik panna oma jalg seda pidi sõidusuunda, et selles mõttes, et... Jah, aga ütleme, et tegelikult selle jala lahtivõtmise eesmärk on selles, et kui sul siin jalaroua juures enam ruumi ei ole, et see jalg jääb sul kuskil maa taha, et siis on nagu mõistlik see jalg ära võtta. Aga üldiselt ei ole vaja seda ära võtta. Ei, ma mõtlen, et selles mõttes, et uhad minna ja siis paned jala nii, et see tundub suht mõistlik, et kui siin känd on, siis see jalg lõpetab sul läbi sealt tagant tuleb välja ennast. Jalgadega hoia alati siklis kinni kõvasti, et siis sikkel on stabiilsem ka ja sul on lihtsam sõita. Okei, no aga selge, selles mõttes, et kõlab nii lihtsalt selles mõttes. Lähme sõidame. Lähme proovime, vaatame, mis juhtub. Ja veel enne päris rajale minemist alustasime soojaks sõitmisega. Mina omas tempos ja Alari enda omas. Olgem ausad, juba pärast soojendust olid mu käed täiesti läbi ja see võõras särk muutus aega mööda järjest higisemaks. Normilt palav on. Juba praegu. Nojah, kuidas kellegile. Igatahes oli minul juba soe sees ja otsustasin enne päris äraväsimist suunduda võistlusrajaga tutvuma. Ilmselgelt kavatsesin panna Alari kerge pinge alla ja näidata, et need 15 aastat tagasi sõidetud kilomeetrid on minu DNA-sse sisse kodeerunud ja selle ajaga ei ole sealt absoluutselt mitte midagi kaduma läinud. Esimesed 10 meetrid olid rajal palju lubavad. Tundus lausa, et mine tea,
äkki täna läheb võistluseks. Või siis ka mitte. No okei, võib-olla mõned oskused on ajaga tuhmunud, aga siiski säilis lootus, et see kõik tuleb järjest meelde ja sõit muutub kindlamaks. Või siis ka mitte. No olgem ausad, tegemist oli ikkagi suure mäega ja selle ületamist algealt kohe esimesel korral on raske nõuda. Ja palun, järgneva osa ma lausa lendasin rajal. Vaadake ise, lapse mäng. Lihtsalt korralikult kurnav lapsemäng. Väsitav raisk. Ega sa rohkem ära ei väsi niikuinii. Kui mina olin võitmiseks valinud hirmutamise taktika, siis Alari oli valinud hoopis tõhusama taktika, minu väsitamise. Okei, ma tulen sinna. Kohe tulen. Oi, ble. Tagasi mäe otsas, kus asus meie kokkuleppeline stardipaik, selgus, et minu väsimus ei ole kuidagi seotud minu treenimatusega. Ma ei lihtne. Selles mõttes te käite nagu jõusaalis vabal ajal või? No või peaks tegelikult, on ju? Põllu pealt korjama kive. No selles, et see. Ma võtan külmikust õlle. See on sama. Jah. Räme raske on. Ma olen sõitnud ühe ringi põhimõtteliselt. Kett on nii maas. Midagi hullu. Käna panin ka juba ja tahaks koju ära minna. Kodus tundub palju parem praegu. Aga ei ole hullu. Teeme veel. Käed on räme läbi. Ja põhimõtteliselt tehnika on jumal puu taha, aga mis tehnikaga nagu ei oska, siis tuleb lihtsalt jõuga järgi teha. Käed on nii läbi selle peal. Aga vaatame. Lähme. Sõidame. Ma ei tea, aja peale. No kui kiiresti sa ringi ära sõidad, niiviisi, ütleme, mitte nagu hullu pannes, et tavatempos. No mitte, et okei, hullu pannes, ehk sinu tavatempos. Mingi siuke minut 20 äkki, siuke rahulik. Noh, mis meil on praegu mingi mai, on ju. Ma arvan, ma sõidan mingi 5 minutit see ringi. Tundub küll vähemalt 5 minutit, nagu 5 minutit. Läheb aina paremaks. Meil pole aega nii palju.
kõik on okei. Aeg käib selles mõttes. Ah, Aeg käib. ma tean. Rahulikult. Aeg käib siia. Läheb, tõuseb püsti ja läheb edasi. Mine. Mulle kett niimoodi. Pane käima ja tule siduriga üle joone vähemalt. Jaa. Kuule, päris hea ju. Ei viga midagi. 3 korda juhksin. Võid elukutset Aga vahetama hakata. käed olid läbi. Põhimõtteliselt oli selle seegi. Tundsid, ei jõua. Ma vaatasin jah, et jalad olid lahti, sul oli põlved kuskil siin. Lõpus oli juba puhta või. Oi, Väga tubli. see muidugi. Ma ei tea, kas ma kukkusin sellest 2 peale vahepeal. Läks Nüüd see. See on vähe kangem variant, jah. Oi. Ei, nüüd on juba hea. Jep, traction control maas ja teine päev. See on ikka õige mees, see oli teadlik seda. Vaatamata paarile libastumisele rajal oli mu aeg ikkagi, ütleme, päris korralik. Vaatame nüüd, kas minu hirmutamise taktik oli sama tõus kui Alari poolt valitud väsitamise oma. 3, 2, 1, läks! No start oli vähe efektsem kui mulle. Peaaegu sama. No põhimõtteliselt sama, jah. Laias laastus. Need hääled on nii julmad, mis sealt vessist tulevad. See on muidugi veits sooda ka siin. Siit saame normaalselt liivad lüüa. Aga tead, mis näiteks ma võin kohe ära öelda? See on võimsam mind. Et põhimõtteliselt 2 mintsa võiks kohe lõdata olla. No ma arvan, kui sa sellega proovid, siis tuleb sul 6. Suure tõenäoliselt ma peaks lihtsalt otse kuvatada. Me ei jõua sinna, et vaadata sõitma. Mida suurem see kuvatuur on, seda vähem see andestab seda vigu ka.
no ma Oota, sellega sõitma lähen. kaugele ma mõtlen minna tahan vist kohe tagasi. Ma just mõtlesin, et te saite siin künka peal kõndida. Ja vaadata, kuidas ma sõidan. Ja ei, ilus ilm vähemalt. Jõudsid sinna, jõudsid tänne. Ma isegi viitsi sinna serva peale kõndida, seepärast ma jõuan sinna, et ma kinni. Korraks piinav nii. See on tema jaoks rahus. Ei, no selles mõttes, sa pead veits soojaks ka sõitma, et ei las kõik. Minut 29. No nagu ta ütles, minut 20. Põhimõtteliselt, kui võtta mingi Pythagorase teoreem, siis niisugune nipa-napa. Foto finiš. Jaa, ega siin ei jää, jah. Peab kaamerad välja võtma. Jah. No kuidas oli? see oli hea. Peaaegu panidki sinna auku, kus sa ütlesid, 1.20 ütlesid. 1.29 aeg. 2.19 või Muidugi paar viga, jah. ta pani vahepeal kinni, jah. 2.19 ei teinud. Kui te nagu, ütleme, sõidate, tulete trenni siia, palju te sõidate päevas? No ringe, ütleme, või ajaliselt? 3 setti, siuke 20 minti äkki. 3x20 minti. Mingi, ütleme, see esimene kord sõidad soojaks, mingi 15 mintse. Siis paned enam 2x20 minutit. 2x20 minti jutti. 20 minti, 1.29 või ring või? Paned hästi mingi 12-13 ringis. Minus, jah. Ja siis lähete vajutu sinna bussi kõrvale lihtsalt nagu leidiks. Ei ole, siis läheb koju veel tööd tegema. Pesid tsikli veel puhtaks. Määrid keti ära. Ma sõidaks 20 minti, no okei, minu puhul oleks poolest ringi, aga kui ma sõidaks 20 minti siin, siis ma ei jõuaks bussigi lükata seda asja pärast. Tegelikult see kiirus siin tegelikult ei ole väga suur viisast. Okei, see on sirge peal, vaata. Noh, me pärast nagu monteerime kokku nagu sina oleks hüpanud. Noh, tegelikult mina. Aga noh, see vaata, seal tegelikult, seal tuleb kiirus. Tegelikult siin sul ju ei ole tegelikult idee poolest ju väga suur kiirus. Või mis see kiirus? Ma olen korra trackinud küll enda kiirust anduritega. Ütleme jah, selle sirge peal seal on niisugune 70, 75, 80 km tunnis. Ülejäänud osa on mingi niisugune, ma ei tea, kurvid on mingi 30. Keskmine kiirus tuleb siin ikka mingi 46-50. Aga ikkagi päris hea. Aga see oleneb rajast ka vaata nii palju. Liiva sisse puht füüsiliselt sul ei olegi. Kurvidest välja sa ei saagi kohe seda hoogu üles. Aga kõva raja peal on hoopis teistmoodi. Päris muud. Mul on liiv on hammast all. Huvitav, kus see tuli? Krõbiseb. Sa leiad seda liiva pärast sealt ka. Pärast sa ei arva, et sa olla võiks. Sa lähed duši all käid ära, siis pärast põhimõtteliselt peaks tagasi tooma, vaat see nagu vargus juba. Aga mis nüüd on, ütleme, täna õhtul lähete koju, siis tõstate mõned pukkidele, võtate täiesti seibideks lahti, siis teed kõik puhtaks, panete uuesti ratta kokku tagasi või lähete pesete ära ja lükkate kurjale? Pesed ära, vaatad õhufiltri üle, et see sulle piisavalt mingit liiva ja jama täis ei ole. Põlitad keti ära ja ongi ja siis ikkagi korra siin, ma ei tea, mingi 3-40 tunni tagant tasub ikka laagrit ka lahti võtta. Ma ei tea, harrastaja mõttes on ta ütleme kord aastas. Talvel siis nokid lahti ja puhast ära kõik. Rattalaagrid üle ja kõik kuluvad. Ja no muidugi hoolduse pealt nagu nende rataste puhul kokku ei tasu hoida, et siuke 5 tundi või siuke, siis teed ikka õli ja filtri vahetus ära. Et kui vaatad seda, et kannatab küll veel, siis tegelikult ei kannata. Nüüd on siis mäkke tõus. Teeme seda siis nii-öelda dragi stiilis. Paneme kõrvuti. Mäkke tõusud on nagu taseme järgi, eks ma lähen siit laste poole pealt. Alari läheb sealt, kus ta isegi ei tea, millega see lõppeb. Ja noh, ütleme nii, ma leian, et ma olen võitnud, kui ma üldse üles saan siit. Ta ei kuule, ma räägin hästi vaikselt. Põhimõtteliselt mõtleks, see on viik, aga tal võimsama rattajagu on natukene eespool, aga mul on mägi oluliselt väiksem ka teinud. Väiksemast mäest ongi raskem üles sõita. Ütleme pikk. Läheme järgmise asja. Me sõidame siit suhteliselt järsust künkast alla. Rattaid käima ei pane ja võitja on see, kes nagu viimasena alla jõuab. No sa peaks olema harjunud sellega. No jah. Mida iganes. Aga selles mõttes, et jah, kui keeruline see ikka olla saab, kui ma kukun küllil, siis ma libisen oluliselt kauem alla. Jalga maha ja panna ei tohi. Ja kukkuda ei tohi.
minu võit! Vist. kuigi võime öelda, et selle katse võit läks kindlalt mulle, andsin Alarile veel teisegi võimaluse. Ei, liiga kiiresti. Seisma jääda, liikuma ei hakka, siis oleks panek jala maha. Sa tahad mulle ka võimalus anda? Ei. Kurat, siin ma ei saa rõske. Mis me siin päeva kokkuvõtteks võime öelda, et siuke 50-60, mis ta oli kaotusviik ja võit. Noh, see viik oli siukene. Tegelikult oli. Aga selles mõttes, et muidu oli mõnus. Räme väsind. Kohe näed, füüsis pole päris see, on ju. Aga kuidas teil? Saite nagu sooja saite sisse, et nüüd lähete nagu päriselt ka sõitma. Korraks hakkas soe, jah? aga vist peaks ikka trenni ka tegema peale. Natukene jahe ikka. Ma lähen ennem ära, et jalgu ei jää teile siin, et selles mõttes. Aga ma ei tea, kuidas muidu, mis te arvate? Kuidas ma hakkama sain? Ütleme siukene 5 palju süsteemis ei tahaks öelda, see 2, aga ütleme 10 palju süsteemis. Eks me nagu tõime su natuke raskesse kohta ka, kus nagu alustada, aga noh, see nagu toobki äkki seda isu juurde või siis viib täitsa ära. Suht tihti viib ära, aga said hakkama kenasti. Ja ma arvan, et see ongi see, kui siin tekib isu, siis see isu jääb. No ma arvan, et ma lähen koju, naine seda nüüd ei vaata, ma lähen salajast ratta, siis ma lähen selle kuhugi metsa vahele, kus mul ei ole häbi kukkuda ja värki meelde. Ja siis kui ma nagu valmis olen enda ära, siis ma helistan teile, tulen tagasi siia, vaatame. Selline saigi meie tänane saade ja mis siin ikka, tavapärane värk, subscribe, like ja nautige selles mõttes ilma. Täna on super ilm, mega palav, aga jah, mingi sõitma. Et me jääme siia veel veits tellerdama ja me sõidame ka.